kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad eesti.com peatoimetaja Mikkel Johannes Paimla. Tere! ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Saates külas moraalne kompass Elvis Brauer ja ajakirjanik ning tõlkija Tõnu Kalvet. Tervitus kõigile! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Palju õnne Eesti Vabariik 107. Paljud minu tuttavad on kurtnud, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel ei ole enam oma riikluse tunnet. Riiklikes portaalides ilutsevad Ukraina lipuvärvid ning samad lipud lehvivad ka omavalitsuste hoonetel. Peagi on tulemas kohalike omavalitsuste valimised, kuid paljud teavad, et tänu e-häältele kujundatakse tulemused ikka selliseks nagu vaja. Selle aasta Tõrviku rongkäigul oli üle pika aja taas palju osalejaid, umbes 7000 inimest. Olen ka ise korduvalt sellest üritusest osa võtnud ja oma meelsust näidanud, kuid sel korral loobusin. Tõrviku rongkäiku on korraldatud juba 10 aastat ning sellest on saanud traditsiooniline rahvaüritus. See tõestab, et rahvas on valmis koonduma, kuid mingil põhjusel pole seda jõudu siiani kasutatud. Facebookis esitasin rongkäigu piltide alla inimestele küsimuse. Pilt on äge, aga 10 aastat on jalutatud. Tulemused. Selle peale tuli palju asjalikke kommentaare, kuid ootamatult asus mind ründama Helle-Moonika Helme. Igal pool sama kirjutad, mis viga? Viinamarjad on järsku hapuks muutunud. Kas nagu muud polegi öelda, kui absoluutselt iga postituse all viriseda? Tekib küsimus, kas sisuliste küsimuste esitamine on muutunud keelatuks ning progressiivsuse ja tulemuste nõudmine on taunitav. Kui poleks Moonika Helme sedasi reageerinud, poleks ma ka seda saatesse selliselt üles võtnud. Kogu reaktsioon minu nii lihtsale küsimusele oli lihtsalt taas väga silmi avav. Samuti Facebooki kommentaariumi blokeerimine, kus mind sisuliselt kinni seotud kätega läbi peksti. Lõpetuseks usumees Karl virutas piibliga vastu pead, käsutades ümber tõlgitud rahvakeeli, et olen parandamatu lollpea. Järgmine hommik sain Moonikale lõpuks vastata avaliku kommentaariumis, millel ta loomulikult ei reageerinud. Ilusat varahommikut. Sa tead ju väga hästi, millises olukorras on Facebookis sõnavabadus endiselt. Et küsimus rahvani jõuaks, ongi seda vaja paljundada. See küsimus ei olnud suunatud ainult EKRE-le, vaid ka Eesti rahvale ja just seepärast ma seda levitasingi. EKRE-l on võim vähemalt ühel päeval rahvast koondada. Miks ei ole seda siiani muutusteks ära kasutatud? Hetkel on see lihtsalt järjekordne tööriist pingete välja elamiseks ja ei midagi enamat. Miks ma sel korral kohal ei olnud, sest 3 korda on käidud ja nähtud, aga kaua sa kõnnid, kui tulemusi ei järgne. Tõrviku rongkäigust on saanud eestlaste järgmine jaanituli, millega on lihtsalt harjutud. Teema jätkuks panen mängima Jeffrey Sachsi mõtted Eestile. Russia is not going to invade Europe. This is the fundamental point. It may get up to the Dnieper River. It's not going to invade Europe. But there are real issues. The main issue for Russia was the United States. Because Russia, as a major power and the largest nuclear power in the world, was profoundly concerned about U.S. unipolarity from the beginning. Now that this is seemingly, possibly ending, Europe has to open negotiations directly with Russia as well.
because the United States will quickly lose interest, and you're going to be living with Russia for the next thousands of years. Okay? So what do you want? You want to make sure that the Baltic states are secure. The best thing for the Baltic states is to stop their Russophobia. This is the most important thing. Estonia has about 25% Russian citizens, or Russian-speaking citizens, ethnic Russians. Latvia, the same. Don't provoke the neighbor. That's all. This is not hard. It really isn't hard. And again, I want to explain my point of view. I have helped these countries, the ones I'm talking about, trying to advise. I'm not their enemy. I'm not Putin's puppet. I'm not Putin's apologist. I worked in Estonia. They gave me, I think it's the second highest civilian honor that a president of Estonia can bestow on a non-national, because I designed their currency system for them in 1992. So I'm giving them advice. Do not stand there, Estonia, and say, we want to break up Russia. Are you kidding? Don't. This is not how to survive in this world. You survive with mutual respect, actually. You survive in negotiation. You survive in discussion. You don't outlaw the Russian language. Not a good idea when 25% of your population has a first language of Russian. It's not right even if there weren't a giant on the border. It wouldn't be the right thing to do. You'd have it as an official language. You'd have a language of in lower school. You wouldn't antagonize the Russian Orthodox Church. So basically, we need to behave like grown-ups. I think that there are tremendously important issues for Europe to negotiate directly with Russia. And so I would urge President Costa and the leadership of Europe to open direct discussions with President Putin, because European security is on the table. I know the Russian leaders, many of them quite well. They are good negotiators, and you should negotiate with them, and you should negotiate well with them. I would ask them some questions. I would ask them, what are the security guarantees that can work so that this war ends permanently? What are the security guarantees for the Baltic states? What should be done? Part of the process of negotiation is actually to ask the other side about your concerns, not just to know what they know as you think is true, but actually to ask, we have a real problem. We have a real worry. What are the guarantees? Well, I want to know the answers also. By the way, I know Mr. Lavrov, Minister Lavrov, for 30 years. I regard him as a brilliant foreign minister. Talk with him, negotiate with him, get ideas, put ideas on the table, put counter ideas on the table. I don't think all of this can be settled by pure reason, because of oneself. You settle wars by negotiating and understanding what are the real issues, and you don't call the other side a liar when they express their issues. You work out what the implications of that are for the mutual benefit of peace. So the most important thing is stop the yelling, stop the warmongering, and discuss with the Russian counterparts. And don't beg to be at the table with the United States. You don't need to be in the room with the United States. You're Europe. You should be in the room with Europe and Russia. If the United States wants to join, that's fine.
But to beg, no. And by the way, Europe does not need to have Ukraine in the room when Europe talks with Russia. You have a lot of issues, direct issues. Don't hand over your foreign policy to anybody, not to the United States, not to Ukraine, not to Israel. Keep a European foreign policy. This is the basic idea. Nüüd läheks edasi Oleg Ivanovi küsimusele, kes on Eesti Vene kogukonna üks mõjukamaid liikmeid ja kelle järgi kujundakse arvamust Eestist ka Venemaal. Kas keegi oskab mulle selgitada, mis on tõrviku rongkäigu tähendus ja filosoofia hüüetega Eesti eest? Kas nüüd ahistatakse eestlasi? Kas nad on jälle endast väljas või tahetakse näidata, et see seostub natside tõrviku rongkäikudega Saksamaal? Või nii näitavad nad oma toetust russofoobiale? Ja mina asusin siis, kuna eestlased väga ei reageerinudki sellele, peaksid olema siin kas või tõrviku rongkäigu korraldajad võiksid Olegile reageerida, sest lihtsalt see on juba julgeoleku koha pealt. Peab ikkagi selgitama. Ja mina siis nii-öelda suunamudijana hakkasin nii-öelda diplomaadiks, et tõrviku rongkäik sümboliseerib eestlastele eelkõige talurahva ülestõusu Saksa mõisnike vastu. Vastuhakku võimu esindajatele, kes koormavad rahvast liigsete maksudega ega käitu riigimehelikult. Jah, tõrviku rongkäiku kasutasid ka natsid, kuid Eestis ei tähenda see kindlasti sama eesmärki. Sellest lähtuvalt, miks pole Vene kogukonnale ühiskonnas selgeks tehtud, millise üritusega on tegu? Nemad arvavad siiani, et see on natsistlik tegevus. Täielik puudulik kommunikatsioon eestlaste ja venelaste vahel Eesti ühiskonnas. Ja kes väidab, et see on Venemaa propaganda, siis tekib mul taas küsimus, miks pole tehtud selgitustööd, et sellist propagandat ei oleks võimalik teostada. Taaskord puudulik kommunikatsioon, mis annab erinevateks tõlgendamiseks vabaduse. Miks pole 10 aasta jooksul mitte midagi selle jaoks tehtud? Kõige lihtsam lahendus oleks postitada reklaamina postkastidesse tõrviku rongkäigu flaierid, kus on informatiivne tekst peal nii eesti kui vene keeles. Ja kui öeldakse, et raha pole selleks, siis Sinise Äratusega juriidiliselt vaielda tõrviku rongkäigu õigust üle pole probleemi. Kuidas kommenteerite? Annaks siit otsa lahti tegemiseks Elvis, sulle, palun. Tänud sõna eest. Põhimõtteliselt oleks võinud peale seda Saksi videot saate ära lõpetada. Iga inimene võiks selle video endale panna koju suure ekraani peale või kuhu iganes. Siin ma vaatan, et kõik inimesed käivad kõrvaklapid peast tänapäeval mingisugust eneseabi jama kuulamas ja kes kuulab tarkust, kuidas rikkaks saada ja mida kõike veel, võiks selle sama video korduse peale või repeat'i peale panna endale või sellest mingi muusikaloo teha või kuidas iganes seda seedida ja endale pähe tampida, sest see tuleb endale pealuu sisse tampida. Ma ei leidnud Jeffrey Sachsi öeldus mitte ühte viga, mitte ühte vastuolu, kõik, mis ta rääkis, oli terve mõistuslikule täiskasvanule majandusest, geopoliitikast arusaavale inimesele mõistlik jutt. Neid samu põhimõtted võiks iga inimene laiendada ja kasutada ka oma elus, personaalses elus ja ta näeks, kuidas hakkavad lahenema konfliktid, kuidas paraneb majanduslik seis, kuidas saab naabritega vägikaika vedamise asemel rajada infrastruktuuri ja ehitada losse, mida iganes vaja on, sest et koostöös peitub vägi. Paraku see nii ei ole, sellepärast et 90% elanik, võib tõenäoliselt rohkematki, protsenti elanikkonnast iseloomustab ikkagi krooniline, mis on ühtlasi ka mõistetav tulenevalt meie elustiilist ja sellest, mis kirves meil pea puhal kogu aeg kõigub, arved vaja maksta ja nii edasi. Aga inimesi iseloomustab krooniline
arusaamade puudulikkus, me absoluutselt ei orienteeru ideoloogilisel skaalal näiteks, sa siin rääkisid, on ju, et noh, Oleg Ivanov postitab seda ja venelastel on raske aru saada, et mis asi see tõrviku rongkäik on ja tegelikult EKRE sees, ma olen tänaseks päevaks juba väga hästi aru saanud, ma olen ise ka EKRE liige, aga olen ka lindprii selles erakonnas ja noh, ma nii veel kord on aukohtule tehtud taotlusi välja heita ja mida kõike veel on ju, just sellepärast, et 99% inimestest ei saa absoluutselt ideoloogilisel spektril üldse arugi, mida tähendab vasakpoolsus, parempoolsus, kuidas selle skaala peal, kuhu mahutuvad tsentrism, sotsialism, fašism, natsism ja kõik muud asjad. Ja kui nad selle raske pusle kuidagigi isegi võib-olla kokku panevad, siis nad ei saa aru, mis majandusmudel näiteks millist majandusmudelit mingi üks ideoloogia viljeleb, on ju. Et hästi lihtne on öelda nats, on ju, sest kui küsid, mida tähendab nats, on ju, siis noh, juba 10-9 ei suuda sulle vastata ja 10-1 suudab sulle siis vastata, et no natsionaalsotsialistlik partei, on ju. No selge, siis natukene lugenud, on ju, midagi aru saanud asjast. Aga kui ma küsin talt, et millist majandusmudelit näiteks natsionaalsotsialistlik ideoloogia viljeleb, on ju. No siis on kõik, siis on juba nii lühises, et ei no vaata ise, Kaja Kallas ütles, nägid ise, mis nad Aktuaalses Kaameras rääkisid ja sinna me taandumegi. Ehk siis üritame ronida, kukume jälle põhja tagasi, on ju. See on see, miks me ei saagi pidada dialoogi ega arutleda keskmise inimesega nende asjade üle üldse, sellepärast ongi viljeldavatel põldudel vaja valitsejat, sellepärast on meil tegelikult vaja ka poliitilist süsteemi, sellepärast et paraku peab siin nõustuma, kui anda inimeste enda kätte otsustusvõime, siis taas kord 10-9 inimest ei suuda oma perele isegi kuu raames mõistuslikku eelarvet koostada. Et seda räägib see, et me käime ringi uhkete jopedega, sõidame ringi ägedate autodega, võlakoorem on kaelas, netopositiivset vara ei ole veel ette näidata ja põhimõtteliselt 10-7 maksab kohvikus täna krediitkaardiga, mis tähendab, me elame juba 1 kuu võlgu. Okei, süüdi on majanduspoliitika, olgu kes tahes, aga inimesed ei suuda ise ka oma elus vastavaid korrektuure teha. Nii, seda selle kohta. Sinul oli täiesti õigus, Maarja, seda kommentaari või küsimust Moonikale esitades, seda kommentaari sinna video alla jagades, see, et inimesed ei suuda neutraalselt sellele asjale peale vaadata, analüüsida, sünteesida ja sulle ratsionaalselt vastata või kui mitte vastata, siis vähemalt ise selle peale mõelda, et kuule õigustatud küsimus on. Sest minu arvates, täpselt nagu sa ütlesidki ja Ivanovki ütles, ei ole tegemist koondumise, sa mainisid ise ka, et rahvas justkui oleks valmis koonduma. Ei, rahvas ei ole valmis koonduma ühtse eesmärgi nimel. Rahvas ei ole valmis strateegiliselt koonduma selleks, et luua muutust. Aga milleks rahvas on valmis? Rahvas on valmis osalema meelelahutusüritustel. Meelelahutusüritustel, kus kaaslastega oleks hetkeks ennast tore mugavalt tunda ja kellegagi koos hädaldada ja viriseda ja nii edasi. Ja üks jagu võib-olla võib ju seal ringkonnas ka nagu tarkust keegi jagada ja võib-olla kellelegi jääb midagi sealt kõrva ka. Aga ütleme nii, et tõrviku rongkäigu formaat ikkagi ei ole piisavalt sisukas, piisavalt pikk selleks, et keegi saaks minna sinna ja tulla targana koju. Ehk siis see on ka põhjus, miks mina sellel aastal ei osalenud ja oma tähtsust, kas seal on 7000 inimest, 10-15 000, oma tähtsust, ma rõhutan ja meenutan kõigile. 3 aastat tagasi oli Vabaduse väljakul meeleavaldusel 8000 inimest, 8 või kuni 10 vahemikus. Eks ole, need inimesed tulid kokku sinna sellepärast, et meil oli koroonakriis, sellele järgnes energiakriis ja meeleavalduste hind oli maksud alla, energia hind alla. Kus me täna oleme? See oli 4 aastat tagasi. Vaielda ja Moonika Helmel ka, naiselik emotsionaalsus lõi seal välja, olgu ta juba kirjapildis, mis sul on, mis sa virised, mis viinamarjadesse siin räägid. Üritagem siis korrektselt väljenduda, eks ole, õigustatud küsimus, Maarja. Aga naiselik emotsionaalsus vaata ei ole sellisteks olukordadeks naiselik, ütleme siis, emotsionaalsed naised ei ole sobivad selliste olukordade lahendamiseks. Ja nad kohe ennast seal nii-öelda siis paljastavad. Aga tegelikult oli see õigustatud küsimus ja minu küsimus on ka EKRE-le olnud ju korduvalt, et kui mulle on öeldud, et meie teeme siin kulissidega tõsist, konkreetset ja reaalset tööd, siis mina rõhutan, et teie teete konkreetset tõsist tööd küll seal, aga kui meie regulaarselt teie tähelepanu teatud seaduseelnõudele ja asjadele puudu olevatele murekohtadele ei tõmbaks, siis põhimõtteliselt oleks meil siin
tõenäoliselt on palju hullem olukord juba. Paljud asjad, mis meil on õnnestunud vähemalt pausilegi panna, oleks tänaseks päevaks juba realiseeritud, sellepärast et juriidilisest tekstist arusaamise võime on kahjuks 101 Riigikogu liikmest 80 tõenäoliselt alla igasuguse arvestuse. Lugeda oskate, aga tekstist aru saada ja mõelda ka selle peale, et mitte ainult mida mingi seadus tähendab, vaid millised võimalused omakorda õhku jäetakse. Vaat see on omaette tekstist arusaamise oskus üldse. Seda mõistavad advokaadid sellepärast ja juristid, õiguskantsler ja kantselei, riigikantselei ja kõik muud targad tegelased mõistavadki seda, kes on tegelikult süüdlased. Aga meie ja meie poliitikud nagu ei mõista. Sellepärast me alati hiljaks jäämegi probleemidele reageerimisega ja tegelikult me tegeleme siin kogu aeg tagantjärgi targutamisega. Ehk siis nüüd, vabandust, ma pean siin pikalt need asjad ära klaarima, et natuke jääb lohisema, aga mis teha. Et mis see meeleavaldus tegelikult siis on? On ta meeleavaldus või on ta tõrviku rongkäik? Kui me tahame üldse teada elus, kas mingi otsus on hea või halb, kas midagi võiks teha rohkem või vähem, siis me peame võimendama seda ideed äärmuseni. Vaatama, millise pildi, maailmapildi või olukorra me siis realiseerime ja sellest tulenevalt me saame otsustada, kas meie käes olev tegevus on hea või idee on hea, üllas või on see halb, eks ole. Nii, kui me nüüd vaatame seda, mida me praegu teeme, millisel suunal me liigume, võimendades seda ideoloogiat ja arusaama ja teguviisi äärmuseni, oleksime me homme sõjas Venemaaga, absoluutselt, kohe. Ehk siis ei ole mõtet rääkida, et me üritame sõda vältida, me üritame ennast kaitsta, me ei taha, et see juhtuks. Sest et kui me tänasel suunal jätkame ja võimendame äärmusi, mis me oleme homme sõjas, eks ole. Kui me võimendame nüüd seda, neid samu põhimõtteid ja arusaamu, mida Jeffrey Sachs just avaldas, esitas, siis see on stabiilsuse, majandusliku edu ja rahukurss. Paraku Jeffrey Sachs on jälle hüüdja hääleks kõrbes, sest et meie poliitilisel kohalikul areenil ja olgu see koalitsioon või olgu see opositsioon, sellist tarkust, sellist kaliibrit ei ole mitte ühelgi meie esindajal. Ei Keskerakonnas, Isamaas, kahjuks ka EKRE-s mitte, kuigi Martin on majanduslikult väga arukas mees ja ta on ka tark, aga sellist kaliibrit ja elutarkust ja filosoofilist nagu ütleme täielikku arusaama, nagu Jeffrey Sachs just väljendas, ei ole meil mitte kuskilt võtta. Mina ei näe, et meil oleks inimest, kelle me saaksime saata näiteks Donald Trumpi ja Putiniga laua taha, kes suudaks rääkida, pidada nendega dialoogi nagu võrdne võrdsega. Ja seda sama me nägime, kui Zelenski seda just siin üritas. See oli piinlik saunavaidlus. Ehk siis, ühesõnaga, üks lõpetusidee siia siis veel, see meeleavalduste ja tõrviku rongkäikude idee äärmuseni võimendades tähendab seda, et kui rahvas tuleb kokku, avaldab meelt, siis mis on, öelge mulle, ütle mulle Maario näiteks, mis on selle teguviisi siis realiseeritud tulem äärmuses? Kas mitte sõda? Kui me tuleme kokku 10 000 kesi ja meile miski ei meeldi, tõrviku rongkäigus järgmine samm, kui seda ideed ja sellel suunal minna, seda võimendada, peaks saama nii-öelda siis anarhia, eks ole. Massid tulevad kokku, pillutakse Molotovi kokteile ja kive ja me väljendame oma rahulolematust. Piltlikult öeldes kodusõda. Kui me seda dialoogi osaks ei võta, siis on loll jutt rääkida tõrviku rongkäigust või meeleavaldusest midagi tolku. Ehk siis, kui me tahame väita, et sellel võib olla potentsiaal midagi muuta ja koonduda, siis me peame aru saama, et me räägime kodusõjast. Kas me seda tahame, kas me selleks valmis oleme, kas meil on ressurss selle kodusõja pidamiseks, kelle me ette otsa paneme, kui me võimu saame ja nii edasi. Need on need küsimused. Kui me seda ei tee, siis me peame mõtlema, kuidas strateegiliselt koonduda. Ja aeg on näidanud, et strateegiliselt koonduda vabad inimesed ei suudagi, sest nende printsipaalne uskumus ja loomus on teistsugune. Aga kui me seda teeks, siis me saaks aru, et me peame võtma ühe valla, kuhu võib olla 10 000 inimest, võiks ennast näiteks kas sinna kolida ideaalis või vähimal juhul ametlikult elanikeks registreerida, mis tähendaks, et me tooks tulumaksud sinna valda ja meil õnnestuks ühe väikse valla näol võib-olla näiteks peatada selline Nursipalu projekt või tuugenipark, nende tuuleparkide projekt on ja võib-olla siis ühe valla näitel luua pretsedent ja näidata ülejäänud eestlastele, et me saame rikastades seda valda ja omades inimesi, kes suudavad laua taga läbirääkimisi pidada, näiteks ühele vallale luua teistsuguse tuleviku prognoosi
tulevikupildi, majandusstrateegia ja siis võib-olla suudaksime me piltlikult öeldes nagu ühe osariigina USAs seista riigipoliitikale vastu, eks ole. See eeldab seda, et me saame aru ka majanduslikult. Paraku seda arusaama ei ole nagu ühestki leerist praegu näha ja ei ole ka näha seda strateegilist koondumist mitte kuskilt. Sellega ma praegu lõpetan, aitäh. Jah, aitäh. Ma sain aru, et siin oli küsimus ka mulle. No, ma olen öelnud inimestele, kes on korraldanud meeleavaldusi, et ma nimesi ei hakka nimetama, et nii kaua, kui sa, õigemini see juhtkond või kes seda meeleavaldust hakkab läbi viima, et ta ei ole valmis minema sellega lõpuni ja ta ei ole valmis võtma ka vastutust selle eest, nende tagajärgede eest, mis võivad tulla seoses sellega, kui see asi läheb actioniks, aga sa oled oma rahva kõrval ja sa lähed lõpuni välja, aga meil... Sa lähed nende eest kongi ja siis sa võib-olla see märter kutsub esile siseriikliku liikumise. Aga oi, seda juttu. Räägi natuke siin ja võimenda natuke veel ja leia endale 1000 toetajat ja enne kui sa aru saad, koristatakse sind ära. No, just täpselt. Nii ta kahjuks on. Ja, annaksite edasi Kertule, palun. Ja, aitäh. Kõigepealt ma kommenteerin natuke Elvise juttu. Et on olemas emotsionaalsed naised, aga vaadake poliitikas ringi, ega neid emotsionaalseid mehi väga palju vähem pole. Et see tänane tase on täpselt selline, et ma olen korduvalt olnud meeste seltskonnas, kus mul endal tekib mingi selline, kuidas ma ütlen, iseendaga nagu väike kahekõne, sest ma tunnen, et ma olen ruumi kõige mehelikum inimene ja siis ma olen mõelnud, et kas ma olen liiga mehelik, aga siis saad aru, et see selline nõrkus, selgrootus, see muudabki mehed mitte mehelikeks, sest mehelik loomus minu arust ongi selline tugev, kindel ja kahjuks tänases maailmas, kui sa tahad olla nii-öelda võitjate, tegijate poolel ja pärituulega kaasa minna kenasti, siis sa pead olema lihtsalt selline plastiline. Te olete ilmselt ise ka seda märganud. Mis puudutab meeleavaldusi, siis kõige värskem näide on Nursipalu kett, kus me ei arvagi, et kui me siin iga aasta kokku käime, siis me sellega paneme Pevkurit aru saama asjadest või kuidagi üldse mõjutaksime midagi läbi meeleavalduse, aga just see, kuidas seal on ikkagi need kõned, mis aitavad kõigil kohale tulnutel kuulata, mis seisus me tegelikult oleme, sest kohalikust isegi mingid kohalikud väljaanded ei suuda kohalikele joonistada seda selget, mis on toimunud, mida korraldatakse, millised plaanid siin piirkonnas on, aga kui me oleme kõik seal ühes koos ja me kuulame ühiselt, mis see tegelik seis on, siis selle saab ka paremini aru saada, et see, mis toimub, ei ole meie huvides. Ja muidugi see ka, et seal need inimesed, keda nüüd aastate jooksul on kohatud erinevatel üritustel, nendest on saanud nagu omad inimesed ja kui vahepeal endal on see tunne, et kui ma näiteks vaatasin neid igasugu fotod, mis ette viskusid seoses vabariigi aastapäeva igasugu üritustega, siis mul lihtsalt, ma tundsin, kuidas ma lihtsalt vajusin sügavamasse aukust, ma tundsin, et ma olen ümbritsetud lihtsalt mingitest püdelatest inimestest, kes on odavad, kes teevad kaasa, mis iganes palagane, teevadki, näevad, kõik on väga hästi. Mina viimased aastad ei ole isegi seda vabariigi aastapäeva vastuvõtu kutset siis realiseerinud ja kohale läinud, sest ma ei suuda minna sinna ja teha nägu, et ma peaks nendest inimestest lugu, sest ma ei pea lugu nendest, kes siin teevad kohalikul tasandil otsuseid, mis seda elu tegelikult hävitavad. Ma ei suuda lugu pidada nendest, kes siis lähevad sinna, ninad püsti, teevad näo, nagu nad oleks nendest tähtsamad, kes kodus tähistavad seda päeva. Kuigi tähistamiseks, eks me sõime ka kodus siin kilo võileibu, aga seda tunnet, et oleks midagi tähistada, oli täpselt nii palju, et ma tean neid inimesi, kes on päriselt vabad selles vabariigis. Ei ole palju, aga õnneks meid veel on ja see on selline nagu käputäieke, mida ma siis tähistasin, sest suurest luust on ikkagi inimesed nõrgad.
et neile kõlbab see vabaduse illusioon ka väga hästi, sest päris vabaduse nimel võib-olla läheb natuke ebamugavaks mõneks ajaks ja ega see vabadus nagu nii tähtis asi ka nüüd ei ole, et noh, meil on ju sõnavabadus teatud raamides. Kui sa raamist üle astud, siis sellel on tagajärjed, aga no püsid raamides ja siis on ju kõik hästi. Noh, milles probleem? Ära siis lihtsalt ütle asju, mida ei tohi välja öelda. Et see Nursipalu nii-öelda meeleavaldus, ma ei saa öelda tegelikult, et see oli meeleavaldus, see oligi inimeste koondumine, selline traditsiooniks saanud koondumine. See annab nagu hõlpu endale, et sa saad aru, et on inimesi, kes julgevad oma näoga tulla välja ja jääda sinna kaadritesse, keda siis kohalik ajaleht teeb jälle artikli, kuidas mõttetu asi ja kirjeldab selle asja täpselt nii. Korraldajatelt ühtegi kommentaari ei küsi ja maalib täpselt selle pildi, mis siis meeldiks Kaitseministeeriumile, Riigikaitseinvesteeringute Keskusele, kohalikele omavalitsustele, et näidata neid heas valguses ja siis on mingid karitotakaid, on ju. Ja siis vaatad seda neti kommentaariumi, kui siis kõik need kaasa kaakutavad, kes samamoodi tänu sellele, et ajakirjandus ei anna adekvaatset ülevaadet toimuvast, ei saa öödega mütsi aru ja sõimavad kaasa. Et midagi pole teha, me peame vahepeal tegelema ka selle nii-öelda meelelahutusega täpselt selles plaanis, et saada kokku nende inimestega, kes annavad selle tunde, et tegelikult on veel mille nimel seista, on veel neid, kellele see, mis toimub, läheb korda. Ja miks ignoreeritakse neid, kes ütlevad nii-öelda peavoolule vastupidist asja? Ma olen varem ka seda välja toonud, et mina ei näe riike riikidena, et nüüd see riik otsustas ja USA otsustas ja Venemaa otsustas. Mina näen, et tegemist on malenditega malelaual ja tegelikult seda mängu mängivad salaorganisatsioonid, vähem salaorganisatsioonid ja sugulusliinid. Ja see praegu peegeldub väga hästi ka selles, mis toimub USA suunal. Muidu oli USA meie suur liitlane ja Ameerika, ikka selline august sisse pugemine käis, et süda läks pahaks. Ja nüüd äkitselt, kui USA ei räägi enam seda juttu, mis eelmise administratsiooni aegu, siis ütleb see kikilipsus riigireetur ka juba, et väga ettevaatlikud peame olema, ei saa enam niimoodi usaldada ja noh, miks ei saa? Sest mängulaual lihtsalt need jõudude vahekorrad on natuke teises kohas vastavalt sellele, kellel on siis kasulik rahu, kellele kasulik sõda. USA-le tegelikult mina ütlen, et sõja edasikestmine selles plaanis oleks kasulik, et kui suudetakse see nii kõvasti veel üles kruttida, et ka Baltikum läheks sinna sisse, siis mõelge, kui magus on Ameerikal pärast seda abi välja küsida meie maavarade näol. Samamoodi nagu Ukrainat praegu aidatakse, Eesti on siis see lammas, kes aitab nii, et aitame. USA ütleb ilusti praegu, et noh, me võtame raha tagasi, mis me anname. Eestis ainult müttaks aidata, sest kuskilt on sihuke suunis tulnud. See ei ole nende kohalike poliitikute enda otsustatud ja kuskilt mingi nupp vajutati tööle, nii teie räägite seda juttu, teie teete nüüd seda asja ja nad teevad täiesti niimoodi ajud välja lillitatud. Ma ei kujuta ette, kuidas niimoodi elada saab, et sa lihtsalt ei mõtle kaasa. Sa lihtsalt täidad käsku, sa grammi ka ei mõtle, mis just saab selle peale. Ja nüüd mõelge, kes siin jälgivad meid, sest on välja tulnud, et meid jälgitakse ju. Et vaatajanumbrid võivad meil suured olla, aga nende seas on ka need, kes saavad palka selle eest, et meid kuulata, jälgida, mis me räägime. Mõelge nüüd palun Maria Johanna oli vist nimi, Lehtme näite peale, mis tast sai. Et see näide võib ükskõik kelle peal lõpuks siis samamoodi teostuda. Teed oma töö ära, sind pole enam vaja ja sind visatakse prügikasti. Et jah, seina äärde ei panda ja nii edasi, aga ela nüüd edasi selle Maria Johanna Lehtmena. Eestis sa oled täiesti, mitte keegi ei võta sind tõsiselt. Need, kes sind muidu õlale patsutasid, kaasa elasid, kui sinust enam kasu ei ole, sind lüpsta enam ei saa, sa oled prügi. Ja täpselt sama saatus ootab kõiki neid Martin Lainesid ja teisi, keda lükatakse lihtsalt haledalt tanki ja nad ei saa ise sellest aru. Nad arvavad, et nemad teevad õiget asja, sest vaata, nüüd sa oled aasta ajakirjanik ja nii edasi. Aga tegelikult käib mäng täpselt nii, et nemad on tööriistad. Meie oleme need, keda sihitakse, aga lõpuks hävi saavad kannatada ka need tööriistad ise. Et selles plaanis me oleme justkui ebamugavamas olukorras, sest meil ei ole sellist pärituult, aga teisest küljest me oleme ikkagi jätkusuutlikumas punktis, sest me suudame, me saame, meil on ruum endale tunnistada, mis tegelikult toimub, mis on reaalsed väljavaated ja me saame ka mõelda paar sammu ette, kuidas ennast säästa. Kas või see, Elvis, mis sa välja tõid, et päriselt koondudagi. Et
mingis plaanis mul on hea tunne, aga teisest küljest see, kui fanaatiliselt pannakse hullu valitsuse tasandil igasuguste väljaütlemistega, see mõjub natuke hirmutavalt ka, sest ajalugu näete kipub korduma ja siin liberaalse meedia usklikud on koguni välja öelnud juba siin, mul on kuvatõmmisedki sellest, et meiesuguseid peaks Siberisse hakkama saatma. Ja samal ajal ma olen täiesti kindel, et need samad inimesed, kes selliseid asju kirjutavad, räägivad, et Siberisse saatmine oli üks kole asi ja venelased on pahad ja kõik muud jutud saatsid siis eestlased, saadaksid ka täna eestlased. Et näis, mis saab, muidugi osa minust saab ka aru, et see on ikka kõva reality show, mis toimub. See, kuidas need kaadrid võtavad, kuidas Trump võtab seal erinevaid külalisi vastu. See on nagu nii peenelt läbi mängitud või tõesti on see kuidagi juhuslik, et nad jäädvustavad seda täpselt nii professionaalselt. Ma ei tea, kas kõik osatäitjad on seal niimoodi, et Zelenskile öeldi, et ja sina siis paugud oled hästi närviline või see oli orgaaniline. Ma lõpuni ei tea, sest ma tean, et neid mänge mängitakse väga-väga peenelt. Pilt on selge, mis on vaja rahvale maalida ja selle järgi toimetatakse. Ja elame, näeme. Tänasel päeval Eesti Vabariik ei ole vabariik, korrutage palju tahate, see mantra nii ei tööta, aga ma näen, et on veel vabasid inimesi ja see annab mulle ka sellise hea tunde. Isegi kui ma oleks viimane inimene, kes saab aru, mis on vabadus ja mida tuleb teha selleks, et olla päriselt vaba, ma ka siis ei annaks oma vabadust käest. Praegu mul on Ella Ilbaku ühte raamatut, kellest ma olen elus kuulnudki juhuslikult Vanagrami poest sattus kätte ja see, kuidas tema kirjeldab vabadust, lihtsalt väga-väga inspireeriv lugemine. Ja nüüd, kui ma mõtlen, et kui keegi liberaal võtaks selle raamatu kätte, ta ilmselt loeks sealt täiesti midagi muud välja, et tema ilmselt loeks, et ja, mul on ka vabadus oluline, et sellepärast ma elangi Eesti Vabariigis, mitte Venemaal ja muud asjad on ju. Ja täpselt nii samuti on need meediashowd, mida meile näidatakse. Seesama Zelenski, Trumpi, Vance'i koos istumine, kuidas nägid seda meie siis maailmavaatega inimesed ja mida kirjeldasid sealt välja siis liberaalid. See on täpselt selline tunne, et te vaatasite ikka sama asja või oi, aga Zelenskil on ikka selgroogu ja mina mõtlen, kus ta selgroog oli. Kui sul on selgroog, sa istud vähemalt sirgelt, aga see oli ikka piinlik vaadata ja tõesti minu esimene emotsioon, kas ma pean seda täielikult lavastuseks või osaliselt orgaaniliseks, mis seal toimus, aga see nägi täpselt selline välja, et kuule mees, lõpeta joomine ära, pere kannab ja ainult õigustused. See nägi täiesti piinlik välja, aga ma ei välista, et see oligi niimoodi lavastatud, et need, kes on Zelenski taga, haetseksid teda ja need, kes siis on Trumpi poolel, ei näeks läbi ka seda momenti, kui nüüd sõda kestab edasi ja Ameerika sellest sõjast väga palju võidab tegelikult lõpuks. Aga aitäh, ma läksin pikale. Ja, Elvis? Ja, siin teistest saaks ka rääkida, aga kiirelt klaarin paar asja. Kertu, ma olen nõus see, et need meeleavaldused ja asjad toimuvad Nursipalu kettes, et ma ei pisenda nende tähtsust. Mu vastus enne oli lihtsalt sellele, et see ei ole strateegiline koondumine, sellest ei ole mõtet oota mingisugust suurt tulemust, muutust riigi majanduses ja julgeoleku olukorras on ju. Ehk siis aga ma ei pisenda seda, sealt on võita palju, rahvas tuleb kokku, arutleb, jälle leiab lohutust, leiab inspiratsiooni, motivatsiooni, see on kõik see, mis on seal õige, see on väärtus, seda tuleb jätkata. See oli üks asi ja teine asi on see, millega ma ei nõustu, et Eestil ei ole sellist ohtu, nagu Ukrainal oli. See, mis sa praegu räägid siin, tegelikult tuletame meelde, ma rääkisin Vanglaplaneedis 2023 sellest juba, kuidas Lehman Brothers, Goldman Sachs, kõik teised käisid juba lauda taga, Zelenskiga sõlmiti need lepingud juba ära. See, mis praegu seal toimub, on nende 2-3 aastat kestnud läbirääkimiste lõppfaas ja vormistamine. See on ammu kõik läbi käinud juba, kuidas avalik infrastruktuur on vaja võõrandada suurkorporatsioonidele, ametiühingud likvideerida, lubada maad väliskapitali eest, osta maad, metsasi kokku, et võtta ära nende põllumajandustööstus ja kõik muu selline. See on lõppfaas praegu ja seal ongi suur osa tsirkust ka, need kokkulepped on sõlmitud. Euroopa on jälle väikse Chihuahua kombel, kuna tema saab seal küpsise puru ja tahab rohkem saada, siis on nad nüüd nii häälekad, et me vajame vabale maailmale uut juhti, kuigi tegelikult on ikka see sama Chihuahua hundi, karja ja suure karu vahel. Et olgu see asi klaaritud. Eestil sellist ohtu ei ole. See, mis Ukrainas praegu toimus Eestis juba ära. 92, kui Eesti sai vabaks,
meie perearstide asjad, süsteemid, kõik asjad rajati juba lääne raha eest, neid asju Ukrainas praegu ei ole olnud. Nemad teevad praegu, seal toimub see protseduur, mis siin juba toimus, eks ole. Et see on see vahe. Ja noh, siin kui üks näide veel selle Venemaa asja kohta, ja mul on naaber on Venemaa tüdruk, ema elab Venemaal, ise tuli siia, kogu aeg kirub mulle Venemaa, küll Eestis on hea, räägib mulle Venemaa on jõudnud kohta eelmine aasta vangist arreteeriti 400 meeleavaldajat. Kujutad ette, seal ei ole sõnavabadust. Ja siis ma ütlesin talle, et UK-s vahistati eelmine aasta 3000 meeleavaldajat. 3000, mõned viidi kodust ära sotsiaalmeedia postituste pärast. Saksamaal 1400, kindlasti on teisi Euroopa riike, kus need numbrid ületavad ka kõvasti 400 ja nüüd võrrelge palun suhet Venemaa suurust ja näiteks mingisuguse Belgia suurust. Et need väiksed asjad. Jah, aitäh. Aitäh. Tõnu Kalvet, palun. Ma alustaks vastamist Oleg Ivanovi küsimusele. Nimelt ta küsis, kas Eestis ahistatakse eestlasi ja vastus saab olla ainult jaatav. Kui sa vaatad ringi, sa näed, et Eestis ei ole esmatähtis eestlane, ehk siis riigi nimi rahvus, vaid on esmatähtis ukrainlane. Ja igal pool lehvivad Ukraina lipud, sealhulgas riigiasutustel, omavalitsusasutustel, keskpangal ning ka igas võimatus ja võimalikus kohas. Ning riigi otsused tehakse lähtuvalt sellest, kas see on kasulik Ukrainale või mitte. Eestlus on nagu jäänud üldse teisejärguliseks ja teatud mõttes mind häiris see, et Oleg Ivanovi küsimus oli nagu teatud nagu noriva iseloomuga. Ta püüdis nagu luua sellise mulje, nagu venelastele ärapanemine oleks praegu eesmärk. Aga süvenegem asjasse natukene. Praegu ongi kuidagi kummaliselt lõhestunud olukord Eestis, kus ühest küljest püütakse käituda nagu riik, ütleme, kui tahetakse eestikeelset õpet koolidesse, iseenesest see oleks õige, aga teisest küljest käitutakse nagu Ukraina oblast. Ja kui ma panen ennast mõttes siinse venelase asemele, kui ta riiki kui sellisesse riigimehhanismi suhtub nagu austusega, läbi aastasadade või aastatuhande on suhtunud, aga miks ta peaks suhtuma austusega näiteks mingisse oblasti valitsusse? Ja siin tekibki see nagu lõhestatud olukord. Me ei saa enam isegi öelda, et on sama asi, nagu oli veel mõni aeg tagasi, kus teatud reservatsiooniga võis öelda, et Eesti riigi aparaat rõhus siinset venekeelset elanikkonda. Mitte sõna otses mõttes, aga teatud mõttes pitsitas, ütleme. Aga tänapäeval seda enam ei ole. Sest kui näiteks pannakse venekeelsesse kooli eestikeelne õpe ja õpilased ei saa hakkama, siis vägisi ühendatakse klasse, kus on eesti keele oskajad ja väga kehvad oskajad, siis sellest kannatavad ju kõik. Ja üks asi, mida tuleb meeles pidada, Eestis on kõige tähtsam eestlus. See tähendab, et peab olema riigikeskne mõtlemine, rahvuse keskne mõtlemine. Eestlased on subjekt, kõik teised on objekt, kelle ülesanne on teenida eestluse huve. Täpselt selline suhtumine on Iisraelis ja meil tuleb see üle võtta. Muidu kipub kohati jääma selline mulje, et me püüame nagu iga hinna eest meeldida venelastele või Venemaale. Tegelikult see ei ole nii, vähemalt see ei peaks nii olema. Aga siin on huvitav asi, selleks, et Eesti käsi käiks hästi, tuleb võimalikult vähe tüli norida Venemaaga. Meie asi on saavutada hea läbisaamine, selle käigus saame tugevaks. Kui me pidevalt tüli norime ja meie ainsaks argumendiks on NATO tuumaraketid, mida NATO ülisuure tõenäosusega meie kaitseks kunagi käiku ei lase. Ja kui me selle ideoloogilise hüsteeria tõttu lõikame ennast ära väga headest võimalustest, siis lõppkokkuvõttes see kahjustab meid. Nimirahvust kahjustab riiklust. Need on kaks sellist asja, mida tuleb meeles pidada. Nii et kui sa tahad nagu Venemaad paika panna, sa pead temaga hästi läbi saama, pead ise saama tugevaks. Mitte, et sa nagu nähvid oma peremehe jalge vahel, klähvid ja püüad siis nagu näida vägevana. Aga niipea, kui peremees vaatab kuhugi mujale, siis see nähvits hakkab niutsuma, tõmbab saba jalge vahele. Ja tulles tagasi selle saate alguses näidatud Jeffrey Sachsi video juurde, jah, ma olen sellega peaaegu täiel määral nõus, see ongi niimoodi. Väga meeldiv, et nii autoriteetne tegelane nagu Jeffrey Sachs nimetab asju nende õige nimega.
kui ma üldse midagi nagu seal leidsin, millega ma ei nõustu, on see, et ta leidis, et tuleks teha vene keel ametlikuks keeleks. Ma leian, et ei tuleks. Samas peaks olema vene keel kõikides koolides kohustuslik, sest Venemaa on meie naaber ja on väga loomulik, täiesti loomulik, et me oskame kõigi oma naabrite keelt. Lõuna-Eestis näiteks piirivaldades kindlasti võiks olla igas koolis kohustuslik läti keele õpe. Põhja-Eestis omakorda soome keele õpe, et me tuleks toime. Muidu oleme jõudnud jaburasse olukorda, kus eestlane ja soomlane suhtlevad omavahel inglise keeles. Mõlemad räägivad oma kõva selle puu aktsendiga, eks ole, aga hulga lihtsam oleks ju ära õppida vastastikku keel, sest kui keeleteadlase seisukohalt vaadata, tegemist on ju ühe keele kahe murdega. Näiteks ütleme, et setu murre on ju, või setu keel või kuidas seda nimetada, ta on ju eesti kirjakeelele umbes sama lähedal või sama kaugel, kui on Soome ütleme see Lõuna-Soome murre, see, mida räägitakse turupiirkonnas. Nii et üks asi veel, mille ma sooviks käsitleda, see on see tõrvikurongkäik ja selle mõte. Iseenesest tõrvikurongkäigu mõte on ju väga õige. Tõrvikurongkäigus on pime, eks ole, on tuli ja see muudab inimeste teadvuse seisundit. Teatud mõttes nagu liidab inimesi, kes seal osalevad, tekitab või suurendab usaldustunnet ja ühtlasi muudab nad vastuvõtlikumaks sõnumile. Ja praeguses olukorras, kus Eestit surutakse vägisi Ukraina oblastiks, on tõesti hinge kosutav olla mõttekaaslaste hulgas. Minagi olen seal mitu korda käisin ka sellel aastal. Meeldiv oli suhelda oma tuttavatega. Ma teadsin, et nad on samal lainepikkuse, enamus nendest ei ole Ukraina poolt ja isegi need, kes on, need ei hakka mind süüdistama venemeelsuses. Nad teavad, et kuna ma olen Ungari sõber, siis ma ei saa samaaegselt olla Ukraina sõber. Üks välistab teise. Aga mis on selle asja nagu halb külg, on see, et inimeste ootused, inimeste usaldus kanaliseeritakse nagu liiva. Ütleme, et korraldajad, jah, nad saavad inimestelt, võib öelda mandaadi, nad saavad elujõudu inimestelt, nad peavad kõmisevaid kõnesid, iseenesest väga õiged kõned, mulle ka meeldis, aga ma tean, et nad on sisutühjad, õõnsad, nad on kõmisevad, nagu tühja tünni kõmin. Ja ütleme, inimesed lähevad laiali, neil on hea tunne ja pärast seda ei toimu midagi. Pärast seda EKRE esitab seda niimoodi, et ta on saanud nagu rahvuselt on saanud mandaadi jätkata samal moel. Ja vaata, see on juba viljatu tegevus, see on see, kus inimeste usaldus, elujõud suunatakse kuhugi liiva. Seda tuleks tõsisemalt käsitleda, sest paljude inimeste suurim lootus ongi EKRE. Ja kui ainult sõnu vaadata, neid ilusaid kõlavaid sõnu, siis ka mina oleks nagu kahel käel, ma oleks EKRE fänn, ma oleks EKRE pooldaja. Aga ma tean, et lisaks sõnadel on vaja ka tegusid. Ja kui teod on siukesed nagu nad on, mis ei ärata usaldust, siis ei saa inimesed nagu täie usaldusega sinna taha minna. Selline sai minu vastus. Ja, palun, Elvis. Jah, sorry, mul täna siuke head avaldused on, ma pean kommenteerima. Ja olen Tõnu avaldustega laiemas osas nõus ja EKRE koha pealt eriti olen nõus ise liikmena. Kahetsusväärne on kuulda, et serveerides rahvale, esitledes rahvale endid kui roherevolutsiooni põhimõttelisi ideoloogilisi vastaseid. Kuulen ma seda, kuidas tagatubades ringkondade juhid omavahel arutlevad, kas ja millal oleks õige aeg Enefit Greeni aktsiaid tõsta, et selle pealt raha teenida. Ja see läheb kokku mu järgmise punktiga. Tõnu ütles, vaata, et Eesti peaks olema, oma riiklus peaks olema esikohal, nõnda nagu Iisraelis. Et selle ühe argumendi tahaks ma küll pahupidi keerata ja puruks lasta, sellepärast, et Iisrael on viimane koht, kuhu poole Eesti vaadata võiks. Väga mitmes mõttes. Me võime siin jagada, kas me räägime valitsusest, räägime me religioonist, räägime me rahvast, aga ma ütlen sulle, et olles seal käinud ja olnud elustiili ühiskonna pilt ei ole mitte teps mulle ega ühelegi perest ja pereväärtustest lugupidavale taevaisa kartvale inimesele nagu meelepärane. Vastupidi. Ehk siis jah, printsiibis küll võiks vaadata rohkem sisse ja seada oma kodu ennem korda, kui hakkame maailma muutma, aga see ei ole
eeskuju, keda endale ideaaliks seada. Ka majanduslikus ega üheski muus mõttes. Et keele taotlemise kohta ütlen ka selle ära, et vaata, keel on siuke asi, me peame sellega üli ettevaatlikud olema väikse riigina. Suures riigis on asjad täiesti teised. Aga väikse riigina, minu küsimus on, kui me ütleme, et näed, oma riiklus ja Eesti ennekõike, see tähendab, see on ülim, see on kõrgeim. No siis tuleb järgmisena Kertu kuskilt sealt ja otsib oma juured välja ja ütleb, et näete, Setu murre on vanem ja tegelikult tänapäevane internatsionaliseeritud ja moderniseeritud eesti keel on ka tegelikult juba mingi tuletis ja võiks öelda, et justkui nagu vene keel on, ta on uus keel ühesõnaga. Et äkki siis läheme tagasi sinna või, et kuhu maani me nüüd selle joone tõmbame. See on väga raske dialoog, mida pidada. Ehk siis kuidas ma sellele vastan? Oma riiklus, eestlus, Eesti ei ole kõige tähtsam asi. Selle ülene on veel moraalitunnetus meie seest. Ja uskuge mind, ma olen nõus rääkima inglise keeles või õppima homme ära hiina keele. Kui see tähendaks, et meie rahvas oleks ühtne, meie majandus, kõik meie poliitika keskenduks meie oma nii-öelda maja, oma kodu, oma hoovi, ehk siis oma riigi majanduse ja inimeste tervisele, riigi majandusele, selle ressursi oma tarbeks realiseerimisele ja naabritega nii-öelda siis tulemuslike koostöölepete sõlmimisele. Sellisel juhul ma oleks nõus kas või hiina keele rääkima. Et neid asju ei ole mõtet seada ülimuslikeks ja see ongi see, kus minu arvates konservatiivne leer ideoloogiliselt põrub. Neil ei ole seal moraalispektrit. Aitäh. Aitäh. Mihkel Johannes, palun. Eks kui keegi siin tahab pärast mu argumentatsiooni mingis mõttes kahtlus alla seada kas või Elvise poolt, siis olen kõigeks avatud. Aga ma natukene puudutan seda nüüd lõppenud nõndanimetatud vabariigi sünnipäeva ja seonduvaid asjaolusid. Kui alustada nagu sellest, mida siin päeva jooksul jagati mitmelt poolt nii meediast, sotsiaalmeediast kui ka mujalt, siis alustaks kõigepealt sellest, mis toimus lipuhõiskamisteremoonial. Päikese tõusu ajal paistis punane valgus lipu peale ja nii mõnedki minu tuttavatest siis said sellest aru nii, et Eesti lipp muutus põhimõtteliselt Vene lipuks. Mida see tähendab? See tähendab, et sellise Eesti, nagu me seda oleme tundnud nii-öelda siis üle 33 aasta, et see on nüüd omadega lõpusirgel ja miks ta on lõpusirgel, ma arvan, et siin saates osajatel väga suuri kõhklusi ei ole, see on sellepärast, et me ei oska käituda diplomaatiliselt ja klähvime muud kui Venemaa vastu ja teeme omast arust jube kõva tööd selleks, et Ukrainat maksimaalselt aidata Eesti inimeste vaesuse kihutamise mõjudega ja niimoodi, et väga kurb. Teise külje pealt, kui oli see kaitseväe paraad, siis lehvitati seal politseiametnike poolt, ilmselt politseijuht oli andnud selle käsu, et pange Ukraina lindid omale selle tavakorras nagu pintsaku siis jope peale ja siis Eesti oma on seal käevarre peal, et see näitab, et mul on kahju nendest politseinikest, aga nad teenivad Ukraina ühisuve, nii et selles suhtes, kui tuleks nagu otsene küsimus, et keda sa siis tegelikult teenid, siis ma arvan, nii mõnigi jääks vastusega hätta, sest et ta ise on täielikus segaduses omadega. Nii et selline nagu Ukrainale pugemine ka sellistel paraadidel ja muud sellised asjad, see minu meelest näitab ju täiesti selgelt, et meie moraalne see mõtteviis on täiesti nagu laostunud kõlbeliselt, on laostunud igas vaimu ja füüsilises tasandis. Siis siin oli ju veel ka üks postitus selle Postimehest näidatud lipu siis selle sünnipäeva tähistamise kohta ja mida vastas tehisintellekt selle peale, et see näitab Eesti kui sellise lõpu algust, sõna otseses mõttes. Ja mina lähtuksin siis sellest, et need inimesed või siis osa neist ka reptiilid, kes 24. veebruar Estoniasse tulid, nad pidasid sisuliselt Eesti kui sellise peiesid, et kas järgmine või ülejärgmine aasta samasugust Eestit on, see on juba minu meelest suur küsimus
et mina julgen küll arvata, et kas sellel aastal, aga kindlasti järgneva 2 aasta jooksul pannakse need jõujooned paika ja kui samamoodi Eesti edasi läheb, nagu meil praegu need valevalitsejad võimul on, siis minu hinnangu järgi Eesti jääb igal juhul kaotajaks ja see, mida ta püüab omast arust väita, et oi, me lähme ühtse Euroopa Liiduga kaasa. See ühtne Euroopa Liit, kallid seltsimehed, jättis praeguselt 2. märtsi Ukraina ja Euroopa Liidu tippkohtumiselt Baltikumi riigid välja. Nii et mis ühtsusest me siin üldse räägime? Lihtsalt 3 chihuahuat, kes arvavad, et nad on kõige targemad ja kõige arukamad. Unistage edasi. Aga mis nüüd veel tõrvikurongkäiku puutub, siis kui sa oled nagu ühel hetkel seal ja vaatad, 1000 inimesed ju kohal, eks, aga mina küsin, kui reaalselt on vaja 8 nädalaks näiteks elu seisma panna, kas siis samasugust massi tuleks välja? Mina leian, et ei tule sealselt. Neil on pangalaenud, neil on igasugu muid raskusi, nüüd korruptsioonimaffia teeb ju kõik selleks, et läbi nende uute korruptiivsete maksude, nagu see automaks, julgeolekumaks, inimesed sisuliselt paljaks röövida ja siis veel igasugu lollide arenduste peale nagu tuugenite arendused, nagu siis drooniarendused, kõik see raha suunata sinna, siis jätkub veel kümneid ja sadu miljoneid selleks, et Ukrainale raha anda ja olla siis eputajate rollis, et me oleme SKP järgi esimesed, kes me nüüd 4 või mingi protsendiga oleme nüüd kõige suuremad ja selle nimel siis Eesti inimene on sisuliselt juba nälja surma minemas. Aga mis puudutab veel seda tõrvikurongkäigu temaatikat, et selles suhtes see võib ju ühes küljest tore olla, et 7 või 8 tuhat inimest tuleb kohale, aga nagu siin väga hästi osundati, et aga mis on selle asja eesmärk, et tuled ühe korra kohale, aga kas sa näiteks nädala või 2 pärast oled valmis reaalselt midagi ka tegema, et elu siin muutuks. Paljud ei läheks lihtsalt kaasa, et nad ongi nagu selles teatud mõttes mugavustsoonis ja väga paljude inimeste puhul, nagu siin öeldi, 90 või enam protsenti, nad on suhteliselt lihtsustatud mõtlemisega, et näitad neile AK-d ja siis sealt AK-st tuleb ainult õiget informatsiooni ja siis me jõuame siin ainult mõelda, et võib-olla 1000 inimest on, kes suudavad mõelda teistmoodi kui ülejäänud see AK erakond, aga kuhu me selle 1000 inimesega lõpuks siis välja jõuame? Kui ei tule 30 000 inimest kokku, et me läheks elus nagu selles plaanis nagu edasi, et vajaduse korral võtta nagu reaalne vastutus selle eest, mis tulevikus toimuma hakkab, siis me võimegi ainult jääda pelgalt sellise statisti rolli ja konstateerida, et kuna Eestis valitsevad mafioosnikud ja meie siin oleme nagu täielikus tupikseisus, et kas nüüd võetakse meilt kodud ära või siis tehakse mingisuguseid muid kokkuleppeid suurte riikide poolt ja Euroopa, kus suures mingist hetkest jääbki nagu täielikult sellesse välja tõrjutu rolli, kui siin USA nagu on öelnud, et ta Ukrainat ei toeta mingis plaanis enam, siis Euroopa abile saab Ukraina loota maksimaalselt 6 kuud. Ja siis ikkagi tullakse selle juurde, et kas siis Euroopa täielikult peab kapituleeruma või siis hakatakse läbirääkimisi pidama, nagu siin Jeffrey Sachsi kõnes nagu välja tuli, et inimestel nagu, kui nad osavad läbirääkimistel kõrgema diplomaadi tasemega, siis tuleb üksteise nagu küsimusi, et mis teil nagu probleemiks on ja niimoodi. Aga meil praegu on täiesti nagu, et Venemaa poole peal on diplomaadid, kes teavad, mis on Euroopas nagu vaja, aga Euroopa omad, need klähvivad nagu mingisugused hullukesed, aga samal ajal nad saadavad oma rahvaid sisuliselt vaba surma, alates siis kõrgest inflatsioonist, selle nimel, et siis Euroopa saaks sanktsioneerida Venemaa kaupasid, et näidata, et me oleme nii kõvad Vene vastased, aga selle kõige tulem on ju see, et inimesed jäävad järjest väiksema kaubavalikuga, kas või see, et kui palju siin üldse sellist korralikku kraami poodides on, et siin ju kuluaarides räägitakse, et kuna see uus Euroopa Liidu määrus võeti vastu, et umbes pooled toitudest on nüüd vähemalt kuni 4% ulatuses UV jahvatatud putukaid täis, et kes see tahab sihukest prügi süüa, et vähemalt ma mõtlen nagu sihukeseid pagaritooteid, mida seal poeriiultel pakutakse, et see selleks. Aga mis puudutab veel seda majanduslikku koostööd, siis
ja üldse geopoliitikat. Me ei saa eitada seda, et Venemaa jääb vähemalt 1000 aastaks veel meie naabriks, aga selline jutt, et me nüüd peame kohe Venemaa põlvi suruma, seda tükeldama, see on, ma ütlen otse, see on vaimuhaigete inimeste jutt ja nad ei adu, et sellega nad sõidavad sisuliselt kõikidest rahvastest üle, täpsemalt öeldes siis need Eesti ja mõned teised juhid, kes sihukest juttu räägivad, nad sisuliselt saadavad meid nagu vaba surma, et kui asi läheb füüsilise eskalatsioonini, et kui niisugust hullust nagu lastakse reaalselt toimuda, siis mina ütlen küll, et selle hind saab olema väga-väga valus ja siin nüüd, kui keegi räägib, et näiteks keegi meie seast on mingi Putini meelne, mingi sihuke kamma ei jää, siis see on reaalne elu ja need, kes sihukest juttu räägivad, me oleme mingi Putini meelsed, te olete lihtsalt nii lihtsustatud mõtlemisega, et siis, kui see pauk ühel hetkel ära käib, te 6 kuud te lihtsalt on mähkmed märjad, sest te ei saa aru, et te olete sihukese sita kokku keeranud, et vabandust selle kõne väljendi vast, aga te peate aru saama, et igal teol on tagajärjed ja see, mida te praegu ütlete oma naabri kohta, see tuleb teile endal ühel hetkel 10 või 1000 kordselt tagasi. Ja mis veel puudutab siin toodi mõned punktid veel välja, et see Helle-Moonika Helme suhtes, ma tahaks seda öelda, et tema nagu selline tsenseerimine sotsiaalmeediagruppides, see on käinud ju aastaid, et juba siis, kui koroonaaeg oli, siis ta naeruvääristas neid, kes 5G narratiivi suhtes nagu omasid mingisugust kriitilist seisukohta, et praegu me näeme, et 5G nagu ongi vähemalt nende inimeste jaoks, kes on süstitud, see põhjustab juba praegu neil vaevusi, aga kui see 5G täielikult sisse pannakse, siis ei ole enam kuhugi tagada, eriti suurlinnades nagu Tallinn ja ma tahaks siis seda inimest näha, kes ütleks, et 5G on hea ja mul ei ole mitte midagi viga ja just see kehtib süstitute kohta, et siin ütleme umbes poole aasta pärast, siis kui saad avaldakse 3 kuu pärast on juba see asi, ma arvan enamikele, kes veel siis elus on selgemaks saanud. Aga enne seda veel see teine osapool sellest, et see tsensuuri teema nagu mulle nagu tundub, et see on märksa laiem, et selles suhtes mina arvan küll, et siin, kui keegi on sattunud otsesesse vastuollu, siis kohe võetakse nagu talt võimalus ära oma seda seisukohta kaitsta või siis lihtsalt ignoreeritakse, et see on paraku sihukene kurb reaalsus. Aga mis puudutab seda Oleg Ivanovi teesi, et Eestis kiusatakse eestlasi, selle koha pealt ma olen nõus, sest et me oleme nagu selles olukorras, kus meie oleme nagu sattunud põlualusteks, et meil rahasid saadetakse Ukrainale, 10 000 Ukraina või üldse mingid Kesk-Aasia omad tulevad siia Eestisse, aga meie siis oleme need, kellelt võetakse ära sotsiaaltoetused, neid kärbitakse ja samal ajal palkasid ka ei tõsteta ja siis lööme noaga selga ja anname siis nagu viimset vunki selleks, et võtta veel rohkem inimestelt rahasid ära, et läbi nende uute maksude, mille ainsad eesmärgid või siis selles üks peamine eesmärk on see, et suunata see raha sõjatööstusesse, suunata raha Ukrainasse ja suunata raha selleks, et inimeste eluolu hävitada. Kaasa arvatud see, et siin nüüd hiljaaegu vestlusest tuli välja, et bisfenool A, lisaks sellele, et ta nagu mürgitab põhjavett, see ju keerab inimese ajukeemia ka totaalselt sassi. Seega siin nagu tegid väga otsustav hetk, et kui nüüd sellest inimesed aru ei saa, et me oleme juba sisuliselt lõpuaegade serval vähemalt selles plaanis, et meie oma riiklus on niikuinii juba lõpusirgel, aga küsimus selles, et mis me edasi teeme, et kas me tahame veel eksisteerida, kas me tahame rahulikke suhteid naabritega, ütleme näiteks Venemaaga või siis kellegiga iganes, kes ei klähviks nii hullusti, või me lihtsalt lasemegi ennast niimoodi hävitada, et me peame hakkama siis mõtlema, et kas me üldse kuskil enam elada saame, sest et kliimapagulane on kõige viimane asi, mida siin inimesed tahavad, aga nii kurb, kui see ka ei ole, siis me oleme nagu väga sellises kriitilises seisus, kus nagu ma siin välja tõin, meid on liiga vähe, et me saaksime reaalselt midagi muuta, et senikauaks me peame suutma nagu kontsentreerida sellel teemal, et kas me üldse oleme suutelised vähemalt selles elus koonduma ja tegema midagi, mis meid veel sellest hukatusest päästaks või me olemegi nagu lõplikult selles
lõksu veetud ja peame siis vaatama, kuidas me üldse ellu jääme. Aitäh! Aitäh! Elvis, palun! Ja vastuseks Mihkli küsimusele me oleme lõplikult hukule määratud, jah. Vähemalt meie generatsioon ja tõenäoliselt järgnevad ka. Kui siin üldse meie oma tegevust kuidagi mõtestada tahame, siis peame me seda mõtestama nii, et see, mis meie täna teeme, see on kõige nürim töö kuskil, see on jaluste kaevamine, see on vundamendi, müüri ladumine kuskil, see ei ole isegi müüri ladumine veel, see on aukude kaevamine käsitsi labidatega, et ühel päeval seal saaks asetada maja. Me teeme seda tööd siin, me ei tea mitmendale generatsioonile, meie kitsas seltskond üldse on. Ja ennekõike veel kord me pärandame siit oma lastele ja kuulajatele midagi muud, mitte poliitilist arusaama seda, vaid võib-olla arusaamist, võib-olla moraalitunnetust, võib-olla midagi muud, võib-olla valmistame nüüd ette rasketeks aegadeks, mis tähendab, et rasked ajad on alati lihtsam üle elada koos ja koos mõttekaaslastega ja koos nendega, kellel on ühine eesmärk, mille nimel vajadusel ka surra. See on see, mida me siin teeme, sellepärast, et muud väljavaadet Eestil ei ole. Me võime siin poliitikat arutada ükskõik kui palju, Ukrainat, USA-t, Euroopat, vahet ei ole. Venemaa ei vaja ühtset mingit liitu, USA ei vaja ühtset mingit liitu, India ei vaja ühtset liitu, Euroopa on nii väike tegelikult, et tema vajab kõikide nende mikroriikide ühtsust, sest ainult siis saavad nad olla üks turg, mis võiks olla vähegigi kuidagi kasulik ameeriklastele, venelastele. Sanktsioneerimine on kõige suurem nali, mis üldse rahvakulul on tehtud. Tagant uksest tagaukse jätakse lahti, rekkad liiguvad, rongid liiguvad, aga kaupu veavad ainult valitud seltskond ja need on valitud kaubad. Venemaa majandus on ainus, mis on sõja algamisest alates kasvanud, näidanud stabiilset kasvu. Euroala majandus riigiti katastroofilises seisus, kellel on ta jätkuvalt siis langustrendis, eks ole. Midagi head seal ei ole. Ja kui keegi natukene majandust analüüsib ja jälgib, siis on väga ignorantne arvata, et sanktsioneerimine Euroopa poolt Venemaale on eksistentsiaalse tähtsusega. Vaata, see on umbes niimoodi, et talumehel on võimalik müüa oma vorsti Rimile iga kuu tonn ja siis on tal üks naabrimees, kes ostab ka iga nädal ühe lati ja nüüd see naaber sanktsioneerib teda, et ma ei osta sul seda ühte latti. No kuule, hea küll, tõmba kuu peale, siis ma müün Rimile rohkem, vaata, langetan hinda ja müün neile rohkem soodsam hinnaga. Et see on see, kuidas Euroopa üritab majanduslikus sfääris siis oma jõuõlga kehtestada, aga fakt on see, et neil ei ole seda, sest neil ei ole ei inimtööjõudu, neil ei ole maaressurssi, neil ei ole üldse mingit ressurssi, neil ei ole tootmisvõimet, see on kõik ammu Hiina kolitud juba ja neid kokkuleppeid, nagu me teame, sõlmivad omavahel Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika, selle ühenduse nimi on BRICS, kes loob uut majandusmudelit, mis on kullaga tagatud, millest meid on välja heidetud. Eurooplased võisid visata Venemaa SWIFT-süsteemist välja, aga ega see neid absoluutselt ei huvita. Raha liigub teisi kanaleid pidi. See on see ja mis meid ees ootab. Meid senikaua, ka meid siin, kes me vestleme, kuni me lõpetame selle saate ja lähme maksame oma mobiiltelefonide ja Apple'i kelladega ja aru ei saa sellest, kuidas majandus toimib, siis ei ole meil mitte midagi siin oodata. Meid ootab ees kaks stsenaariumit. Kuidas tegeletakse pankrotistunud ettevõttega. Pankrotistunud ettevõtte antud juhul on Eesti riik, eks ole. Riigivõlg on meeletu. On ta 8 miljardit, mis on ametlikud andmed või on ta 12 või 21, me ei tea. Riigisaladuse tempel on kõigel peal, me ei saagi kunagi täis auditit. Vahet ei ole, me oleme võlgu. Neto potentsiaal, me toimetame neto negatiivne põhimõttel, ehk siis meil jää midagi üle, võlga tagasi me ei maksa. Mis on sellisel juhul tulevikus stsenaarium? Pankroti menetlus ja see tähendab ühte või kahte. Kas sõda alati on olnud, kui riik on pankrotistunud ja varade hinnad, ma ei tea, kergitatud topilistesse kõrgudesse, nagu meil kinnisvara juba ruudu hinda 5 tonni siin Kalamajas on ja siis piisab ühest pommist Tapale ja kogu maailma majandus meedia pasundab, et Eestis on sõda, kinnisvara hinnad kukuvad 30, 40, võib-olla 80%. Samamoodi juhtus Krimmis, tulevad kokkuostjad, ostavad selle põhjast kokku. Nii, see on üks variant. Teine variant, mis minu hinnangul palju tõenäolisem on see, et miks me oleme seal EID, Ühtne Euroopa, Digital ID Europe, on sellepärast, et meie puhul see pankrotistumismenetlus näeb välja järgmine. Me võetakse kasutusele keskpanga digitaalvaluuta, CO2 kvootide mehhanismi ja kõige muuga, mis sinna külge on aheldatud. Ehk siis me hakkame toimetama kodaniku palga põhimõttel ja see ongi meie nii-öelda, see on veel hullem kui sõda, sest sõjaks saad sa midagi seal läbi rääkida ja kätte võita või tagasi võita. Seekord ei ole meil sealt midagi tagasi võita, see on ultimaatum, meie sellesse ultimaatumisse
oma sisendit anda ei saa ja puudutatud on kõik. Nii et see on meie tulevikustsenaarium. Võime siin rääkida millest iganes, see oma tähtsust. Saate teiseks teemaks tahakski võtta siis Eesti Vabariik 108. Mis võiks olla nüüd aasta jooksul paremuse suunas võiks minna? Mis te arvate? Et me järgmine aasta ei oleks jälle Eesti Vabariik 108 ja kirume ennast siin siniseks. Elvis. Mina arvan, et meil on võita ainult inimlikud aspektid. Kellel on tarkust inimestel, indiviididel, peredel, valmistub rasketeks aegadeks. Piltlikult öeldes me kõik teame, kuidas valmistutakse külmaks talveks. Selleks talveks tuleb võtta rohkem puitu, teha sisse rohkem hoidiseid, õmmelda endale 2-kordsed riided ja naabritega maha istuda, tead juua teed ja panna vaim valmis. See on see, mis me teha saame. Ma ütlesin veel kord, meie stsenaarium ei muutu ja ei muutu ka sellisel juhul, kui võimule peaksid saama ja saavadki järgmistel valimistel võimule konservatiivid. Suure tõenäosusega võidavad valimised Keskerakond, Isamaa, kumb. EKRE-l saab olema oluline roll. Aga see leevendab meie majanduslikku seisukorda küll natukene. Aga kas inimestel on tarkust, et selle ülejäänud rahaga midagi arukat peale hakata? Ei usu. Suure tõenäosusega järgneb sellele hoopis veel suurem killustumine ühiskonnas. Võib-olla uimastumine meie leeri poolt, kes mõtleb, et nüüd läheb kõik paremaks, nagu nad seda Donald Trumpi puhul on. Aga kes täiesti kõige olulisemad asjad jätavad 2 silma vahele, mis maailmas toimuvad, millised trendid on arenemas, mis puudutab meie lapsi, meie tulevikku, seda, kuidas me tehisintellektiga neid üles kasvatame, see, milline on arusaama ja moraali puudulikkus selles generatsioonis ja nemad tulevad, realiseerivad meile lõpuks oma kollektiivse meele ja arusaamaga ühiskonna pildi ja tulevikustsenaariumi, milles tõenäoliselt meie siin, meie generatsioon ja meie arusaamadega inimesed enam ennast elamas ei näe. Ehk siis see saab olema meile päris tõsine piin vaadata seda kõike nagu põlemas, kuristikku vajumas või vesiliiva vajumas. Ehk siis meie saame ainult vaimselt selleks valmistuda ja teha oma parima, et oma järglased, oma lähedased sellest ära päästa, et seda seemet elus hoida. Sest et see ei sure ära. See on seeme, mida meie kastame ja see elab üle mis tahes rasked ajad. Mida kurjemaks muutub kuri, mida pimedamaks läheb tuba, seda säravamalt särab see päike küünal. Kui tuli põleb, siis see küünal ei paistagi väga, aga pane tuled kustu ja järsku koondub rahvas selle soojus ümber. Nii et hoidkem meie seda ja püüdkem teha oma parim, et seda küünalt põlemas hoida, et seda väikest leeki lase ära puhuda, et oleks inimestel, nagu Kertu rääkis Nursipalu keti kohta, koht, kuhu selle sooja küünla ümber oleks ikkagi võimalik tulla, sest see kusagil hõõgub on ju ja pimeduses on teda näha. See on see, mida mina kaasa annan siit võib-olla. Aitäh. Aitäh sulle. Kertu, palun. Ja aitäh. Mina soovitan inimestel lugeda natuke vanemaid raamatuid, sest praegu ka see sama raamat, mida ma eelnevalt mainisin, kui ma loen seda, kuidas ta seda eluolu kirjeldab ja kuidas ta erinevatesse raskustesse suhtus, siis fakt on see, võib-olla mõnele tuleb üllatusena, ühel päeval sureme kõik ära. See, mis siin vahepeal toimub, see on lihtsalt selline nagu hingetreeninglaager, aga et see treeninglaager lõppeks võimalikult edukalt, siis seda kõike tulebki vaadata mööduvana. Mitte midagi ei tohi võtta dramaatiliselt, et see on nüüd see kõikide kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Et muidugi, kui ma olen näinud neid videoid, kuidas seal lihtsalt rehvab vahepeal ette ja üks päev oli veel nii tobedasti, et keegi ütles, et see video tuleb kindlasti ära vaadata ja siis seal oli stseen, kuidas üks sõdur teisele sõdurile lasi kuuli pähe ja siis see sõdur, kellele pähe lasti, see jõudis veel sinna kaamerasse vaadata ja siis mina mõtlesin, et et see on kellegi kas abikaasa, vend, poeg ja siis lähedased saavad niimoodi vaadata sealt video vahendusel selle lähedase inimese viimast hetke. Et see on julm ja see on sõjareaalsus, mida need Ukraina liputajad tegelikult ei hooma, sest kuidas sa saad samal ajal öelda, et võiduka lõpuni ja samal ajal siuke, nagu õhustik on selline, et
kas või viimse ukrainlaseni, aga Ukraina peab võitma ja mõni isegi ei tunne, et see oleks kuidagi nagu imelik niimoodi öelda või et kelle võit see on, kui Ukraina on segi paisatud ja väga paljud ukrainlased on tapetud tänaseks juba. Ma ei tea, mis see tegelik number on, palju neid on tapetud. Mul on natuke tunne, et Eesti karma ei ole nii karm. Et meil peaks nii minema, sest kogu see surrogaatlus, inimkaubandus, muud koledad asjad, mis Ukrainas on toimunud pikka aega, see maa teatud mõttes on ennast sellesse puhastuspunkti jõudnud sinna. Eks Eestis on ka neid koledusi päris palju, see, mis meie meditsiini valdkonnas toimub, see veel varjatum pool, mida isegi meiesugused vandenõude analüüsijad ei tea. Anneli Reigase poja juhtum tuleb esimesena kohe pähe. Pluss siis see, kuidas meie riigis, nii palju kui mulle on jõudnud erinevaid selliseid lookesi, siis pedofiilia pidi olema nii suur asi, et sellepärast sellest väga ei räägitagi, sest see on teatud ringkondades juba niivõrd normaalne. Mihkelsoni näide, et kuidas kogemata või tahtlikult, et seda asja normaliseerida tasapisi, tuli see välja ja sama targalt patsutati tagasi kinni. Selle mõte oli võib-olla see, et te võite minna kuskile kaagutama, et teie lapsega midagi tehtud, aga sellest ei tule midagi, et see võis ka seda ideed kanda. Aga ma tahan loota, et Eestis ei ole asjad nii hukas, kui olid Ukrainas. Ja kui hullud nad praegu ka on, sest see organiäri sõja ajal on päris tulus, et kas nad vanarauagagi nii palju kokku ajavad, kui selle koledama poolega veel. Et Eestile ma arvan, et meie lootus ongi see, kui inimesed võtavad ellu natuke tervema suhtumise ja kas või see reaalne väljavaade, et me ei tee seda kõike korda ja ei taasta ühtede valimiste või kahtedega. See võib olla põlvkondasid võttev töö ja just sel lihtsal põhjusel tuleb meil oma lastest kasvatada tugevad inimesed ja mitte sellised, et nagu retsime nad ära ja karvastame nad ära, vaid just see, et ellu suhtumine olekski terve, et raskused ei ole midagi sellist, millest põgeneda. Raskused ei ole see, mis peaks sinust tekitama negatiivse emotsiooni koheselt, vaid sa võid raskusi võtta vastu ka sellise nagu huviga. Iseennast proovile panna, vaadata, mis saab. Ma arvan, et meil kõigil me oleme teadnud mõttes jõudnud sellesse punkti eesmärgiga, et endast teha ka väike nagu ümberprogrammeerimine läbi, sest mina mingi hetk, ma olen ka olnud peavoolumeedia usklik, ma olen uskunud meie valimissüsteemi, ma olen uskunud isegi ühte kõige konservatiivsemat väidetavalt erakonda, kes meil täna siin Eestis on. Ja kuidagi nagu elu nende raskete nätakatega on pildi selgemaks joonistanud ja siit ma tunnen, et ongi vaja muudkui edasi liikuda, edasi, sügaval iseendas ja siis me jõuamegi sellesse punkti, et tuttavaga hiljaaegu just rääkisin, et mingis plaanis ma tunnen, et keegi kuskilt ülevalt jälgib mängu ja ta ei lase asjadel väga halvasti minna. Aga ta laseb meil kogeda ära, mida meil on vaja kogeda nendes väljakutse hetkedes. Ta aitab, toetab, aga täpselt nii palju nagu ema või isa last kasvatades, et sa ei tee kõik ette taha ära, kui sa tahad, et su lapsest kasvaks tubli ja selline mitte lihtsalt tugev, aga ka eneses nagu kindel inimene, siis sa aitad täpselt nii palju, kui sa stiilis, et autotee peale joosta ikka ei lase, kui laps ei ole veel valmis liikluses üksi ringi liikuma, aga keegi kuskil jälgib, mis toimub ja kui on nagu väga-väga hull olukord, siis võib aidata ära hoida, aga ta võib lasta sul ka ikka näppu sinna küünlasse panna ja sa saad väga-väga põletada, kui ta näeb, et seda on vaja sulle praegu, et sa ikkagi saaks aru. Et see võtab minult sellist hirmufooni ära, sest hirm ise ju meid ei arenda. Hirm on see, mis tihti hoiab meid just tagasi, hoiab lukus ja ei lasegi teatud asju kogeda, sest me lihtsalt ei astugi neid samme, sest me kardame, mis siis saab. Selles plaanis on mul hea tunne. Ja seal samas on, aga iseenda suhtes on see praeguses tervislikus seisundis, ma tunnen, et käsipidur on igalt poolt nagu peal, mis iganes teemasse hakkad ennast kuidagi andma, siis tunned, et et praegu on nagu see rahu, kõike tuleb hästi rahulikult teha, ennast siis distsiplineerida, praegust aega võtma täpselt nii, nagu loodus on. Aga seal samas ma näen ka seda, et kui on ette nähtud mingil hetkel liikuda tasakesi, rahulikult, siis see kehtib ka nende kohta, kes hetkel on selles nii-öelda illusioonis elavad. Nende vaim lihtsalt ei ole valmis. Ja meil tuleb ka siis olla head inimesed nende vastu ja mõista, et kui
näiteks ei olegi valmis nägema, mis toimub, et siis vähemalt ootame, äkki mõni kaineneb, saab aru, mis toimub, aga me ei tohi lasta neile endale selle kõige keskel liiga teha, stiilis, mis see noormees aasta ajakirjanik siin korraldab viimasel ajal, et ma ei tohi lasta talle endale liiga teha, aga sealsamas ma pean aru saama, et tal võib ka toimuda mingit kainenemine, ta võib ka hakata asju läbi nägema, me ei saa seda välistada, sest kui me need inimesed koheselt täitsa maha kanname, siis mingis jumalikus plaanis, et kuni ikkagi inimesel on see eluvaim sees, siis mina usun, et on võimalus meeleparanduseks. Aga siin tuleb ka enda ego mängu, kui keegi sulle väga haiget teeb ja väga sind terroriseerib ja kiusab, siis tahaks nagu veits vastu teha. Ja see on ka jälle see moment, kus tuleb endasse tulla ja vaadata, et okei, Kertu, et see on nagu see koht, kus sa peadki kasvama, sa peadki olema see küpsem versioon iseendast, et sa ei ärritu, sa ei mõtle sellele, et kuidas saaks ta need vastu väänata, aga sealsamas sa pead ka iseendast nii palju lugu, et sa ei lase endale ikka teinekord ka uuesti ja järgmised kord ka uuesti siis labakäega vastu vahtimist panna. Et siuksed huvitavad momendid, et mina võtan seda üsna mänguliselt nii palju kui võimalik. Ja kuna ise praegu kuidagi hästi madalatel pööretel liigun mingites arengutes, siis ma natuke mõistan ka neid, kellel lihtsalt ei olegi seda vaimset võimekust üldse liikuda selles suunas veel, et võib-olla peab enda sees midagi nii valmis küpsema, et teha need sammud, et üldse hakata oma peaga mõtlema, sest kui siin see USAID-i rahastus ära lõppes, siis ma mõtlesin korraks appi kõik need, kes olid nagu need tellimuslaulikud, et raha tuli ja nüüd räägid seda, kui nüüd raha peale ei tule ja nupukesi peale ei tule, mida rääkima peab, milline see tühjus võib olla täitsa vaakumiga, oot, mida ma ise tegelikult mõtlen, kuidas ma ise neid protsesse, mida ma tegelikult arvan sellest, et me laseme enda rahval nälgida ja siis elame kaasa sellele, et ukrainlasi selle raha eest tapetaks, mis rahaga võiks tegelikult meie inimesi toita. Et see on siuksed huvitavad momendid. Aga jah, ma lähen nüüd muidu natuke pikale ära. Aga tõesti see selline võõraste, et on need veeti siia meile ukrainlasi, venelasi selle konflikti eskaleerudes, siis need nii-öelda liitlasväelased, inglased, ameeriklased, hollandlased ja nii edasi. Nemad ei ole nagu võõrad, aga siis kui siin omavahel inimesed stiilis, et mina võrumaalane lähen siis fosforiidi teemalisele rahvakoondumisele, siis ma olen võõras ja kui tulevad Virumaa inimesed Võrumaale, siis võõrad tulid. Ja inimesed neelavad selle jura alla, nad loevad ja ütlevad, ja ongi mingi rändtsirkuse asi ja võõrad läksid ja kohalikud oleks muidu nõus ja siis sinna juurde pannakse sildid Kreml, Putin, Venemaa ja suur osa tänasest ühiskonnast kahjuks neelab need sõnad alla ja täpselt need, nii ongi, nad ongi need ja midagi pole teha, et me ei saa sundida inimesi mõtlema, aga mulle tundub, et see järjest kõvem pigistamine ka majanduslikus plaanis, näiteks automaksuga seoses väga paljud inimesed, kes polnud nagu üldse arvamust avaldanud siin riigis toimuva osas, äkitselt ütlesid, et see ei ole päris okei. Ja niimoodi pigistamise peale nad võib-olla hakkavad ka nagu piiksuma natuke vastuvoolu, et see annab lootust, see pigistamine ei ole meeldiv, endalgi on selline tunne, et raske on ja järjest raskem on, kui ma vaatan, mis siin toimub rahalises plaanis. Aga jah, kuni on vabadus, seni tegelikult ma tunnen, et väga rikas inimene, kuni ma ei ole ennast maha müünud mingiteks businessiteks stiilis nagu siin on, et nüüd ilmselt seoses praegu selle Zelenski, Trumpi, Vance'i kohtumisega ka päris paljud avaliku elu tegelased paljastasid ära, et täpselt see, kuidas nemad nüüd kaagutavad nähtud, kas nad üldse vaatasidki seda videot, võib-olla tellimuse peale vaatasid, aga ma elu sees ei usu, et kõigi nende seas, kes nüüd hakkasid karjuma, et Zelenskile tehti liiga ja nii edasi, et nad üldse huvituksid või jälgiksid või lihtsalt öeldi, et ja nüüd tuld, täpselt nii nagu COVID-i aegu saadeti suunamudijatele kirju laiali, et ole ikka hooliv ja tee ikka, ütle seda, toda kolmandat, et inimesed läheks vaktsineerima. Täpselt sama mäng käib praegu ka, et lihtsalt kuskilt saadetakse tsentrist need suunised välja ja nüüd kõik tuld, mis sa ise tegelikult arvad, mõtled, kas üldse suudad kaasa mõelda, ei ole oluline, sest on vaja rahvast mudida. Et jah, sellised väiksed tähelepanekud ühiskonna osas. Aitäh. Mihkel? Jaa, aitäh. Kõigepealt, kui siin nüüd vaadata, kas ja mismoodi me siin järgmise aastal nagu
kuidas me siis üldse siin Eestis oleme, siis noh, nagu siin nüüd küll ju öeldi, et me ei tohiks nagu laskuda sellisesse virisemisse stiili. Aga kui me siin järgmine aasta veel, noh, ütleme siin eksisteerime vähemalt selle nõndanimetatud vabariigi raames, siis nagu ma siin ütlesin, et uuest aastast kõik, kes pensionid saavad, kõik, kes tööl käivad, kõik peavad maksma 2% selleks, et siis Eesti saaks endale uhke droonitööstuse ja uhked sõjariistad, et ikka Eesti elu oleks kindlalt kaitstud. See on lihtsalt, noh, niisugune muinasjutt. Aga minu nägemuse järgi jah, siin võib ju öelda ka seda, et kindlasti elu läheb siin järjest komplitseeritumaks. Ma arvan, et selles suhtes keegi ei vaidle vastu, et raskusi visatakse meile järjest juurde. Kuid ma näen siin nagu sellist nüanssi, kõigepealt nagu ma nõustun täiesti sellega, et kui sellel aastal on veel võimalik kusagil toitu kasvatada ja ise nagu seda siis sügiseks hoiustada, siis seda tuleks maksimaalselt teha seni, kuni seda ajaakent veel on, et ja talve suhtes jah, siin me ei tea, milliseid kliimaaktsioone kavandatakse talvel, et nüüd see lõppeva talve puhul me nägime, et enamus sellest külmast saadeti ju Floridasse ja kuhu iganes mujale, aga loodame, et me ikkagi kuidagi selles suhtes vastu peame. Ja mis ma nüüd omalt poolt veel tahaks öelda, et seoses selle, me siin teeme seda saadet märtsis selles suhtes ja selleks ajaks on pärast seda ilmselt järjekordne tühistamise artikkel välja saadud 30 kõige mõjuvõimsamast jutumärkides, keda siis peetakse nagu ühiskonnas ohtlikuks, aga ma ütleksin, teate sellist asja, et iga selline tühistamiskatse tegelikult näitab, et Eesti rahvas ei ole lõplikult ajupestud ja on inimesi, kes suudavad ise oma peaga ka mõelda ja ma kujutan täiesti ette, et iga päevaga tuleb neid jutumärkides Kremli agente ja uhhuusid juurde, sest et kui ühel hetkel ikka inimestel tekib reaalne kriitika selles suhtes, mida praegune võimuvasall teeb, siis ma ühel hetkel tahaks nagu küsida, et kui need 15 või 16 nukuvalitsejad seal Eesti esindushoones peavad mingisuguseid salaplaane Eesti rahva vastu ja ühel hetkel oleme seisus, kus vähemalt 2/3 või siis vähemasti nagu juba siis 10 000 inimesed on ära sildistatud nendeks uhhuudeks, Kremli agentideks seoses kavandatava Eesti hävinguga, siis on nagu see õigustatud küsimus, et kas selle nimel nagu siis kõik see, mis meil siin praegu toimub, et kas nad tõesti mõtlevad ka selle peale, et nad saavad ise oksa, millal nad praegu istuvad ja selle kohalt mina ütleksin küll, et on ju täiesti selge, et selline massiline inimeste tühistamine on tänases olukorras andnud juba mingis plaanis vastupidise efekti ja mida rohkem siin inimesi tühistatakse, seda tõenäolisem on, et inimeste silmad hakkavad avanema, et sa läksid näiteks kaasa Covid-süstiga, kahju muidugi, aga kui sind juba ohustavad need tuugenid või siis sind ohustab reaalselt nagu see põhjavee kadu kohalikus maakohas, siis on juba see küsimus, et kas sa siis üldse enam edasi elada saad ja sa hakkad juba endalt küsimusi küsima. Mina soovitaksin seda, et inimestel hakata endalt küsima, et kas me selle nimel oleme need circa 33 aastat pingutanud, et jõuda sellesse faasi, kus sisuliselt oleme jõudnud maha surutute rolli ja teiselt poolt mis ma siis selle küsimuse vastuseks enam võiksin öelda, et vaadakem enneste ümber, mõelgem selle peale, et kuhu me oleme selle nüüd viimase vähemalt 5 aastaga jõudnud ja kui me siin, ütleme aasta pärast veel saame sellises mahus nagu kas või osaliselt tegutseda, siis vaadakem, et omadel naabritel või siis ka oma lähematel sõpradel vähemalt oleks hing sees, sest et mida rohkem me suudame inimesi kas või enda ümber nagu hoida, seda tõenäolisem on, et vähemalt meie vaimse tasandi mõttes me ei murdu lõplikult, et me suudame siiski midagi ära näha, aga kas me suudame ka midagi reaalselt edaspidises elus saavutada, see on juba omaette teema, et
et kannatlikku meelt ja loodame, et jääme siia veel kestma, ehkki ajad on väga rasked. aitäh, Tõnu. no meie suur eelis on see, et maailma tähtsate sündmuste suundumuste raskuskese asub mujal, mitte Eestis. See tähendab, et me ei pea oma turjal kandma kogu maailma raskust, muretsema selle pärast, kas Eesti läheb hukka või maailm läheb hukka. See pole meie rida. Meie asi on korrastada oma ümbrust, tagada ütleme vastastikune usaldus, tagada toimetulek. Need kõik on sellised asjad, mida saame ise teha ja mis tegelikult kas ei maksa üldse midagi või siis maksavad väga vähe. Üks asi on ka õppida näiteks ütlema ei. Juttu oli saate esimeses pooles minu meelest politseinikest, kes olid tänavusel iseseisvuspäeval väljas Ukraina lipu värvides lintidega. Need politseinikud oleks ju võinud vabalt öelda, et ei, me ei pane seda, sest me oleme Eesti politseinikud ja kui ülemus tuleb ütlema, et pane, siis nad oleks võinud, aga mis sa meile teha saad? Kui näiteks see politseiüksus, kes läks paraadile, oleks kõik öelnud, me ei pane seda. Kas siis nad oleks vallandatud, kas nendel oleks preemia maha võetud? See tähendab, et inimesed saavad üksi väga palju ära teha. Samas inimene ei pea üksinda kogu maailma päästma, see oleks ju tohutu koorem. Kuulates eelnevat juttu, mulle meenus üks koht väga heast lasteraamatust Viplala lood. Seal on selline koht, kus Viplala on oma sõbrad võlunud väikseks ja siis nad mõtlevad, et kuidas nüüd jälle suureks saaks, kuidas saaks jälle koju tagasi. Ja nad märkavad kesklinnas ühe tähtsa maja katusel Atlase kuju. Atlas oli see titaan vana Kreeka mütoloogiast teatavasti, kes kandis oma turjal maailma. No ja siis Viplala võlus selle Atlase elusaks. See tuli, võttis nad oma peopessa, tõstis kuhu vaja, ja siis ta jooksis minema, mõtles, oi, ma pean jooksma, maailm muidu läheb hukka, ma pean ta turjale võtma. Ja siis ta ronis sinna oma kohale tagasi, aga tal oli nii raske seda maailma kanda, seda maakera, ja siis Viplala sõbrad ütlesid talle, ole hea, võlu ta nüüd tagasi, tal on muidu väga raske seda kanda, ta ei jaksa. Ja võlus Atlas muutus uuesti kiviks ja kivist tehtud kujuks ja maakera samuti. Nii et ärgem muutugem siis ise sellise Atlase sugusteks, jälgigem, mis toimub maailmas. Muidugi see nõuab pühendumist, seda ei saa teha niimoodi tavatarbijana, kes õhtul vaatab võib-olla Aktuaalset Kaamerat või internetist loeb Delfi uudiseid või Rahvusringhäälingu uudiseid. Sellest üksi ei piisa. Tuleb ikkagi pühendada rohkem aega, et ennast kursis hoida, aga see tasub ära, sest see annab inimesele kindlustunde ja siis ühtlasi nagu eemaldab hirmu. Muidugi on olemas igasugu plaane, kuidas Euroopat moonutada, maailma moonutada. Näiteks Graf Coudenhove-Kalergi kirjutas oma kurikuulsa raamatu Praktiline idealism, kus ta räägib sellest, kuidas Euroopasse tuleb tuua teistest rassidest nii palju inimesi, et need seguneks kõik ja siis tekiks mingi segarass, mis oleks hästi kehaliselt tugev, aga vaimselt nagu nõrk, tähendab kergesti suunatav ja siis kõiki neid juhiks üks hästi kitsas ja tõupuhas juudi ülikute kiht või juudi aadlike kiht, eks ole. No sellised plaanid nüüd on olnud, siis on Klaus Schwabi juhitav Maailma Majandusfoorum on teinud igasuguseid plaane, siis 2018. aastal USA-s Santa Fe's oli mitte salajane, aga ütleme niimoodi kinnine kokkusaamine, nõupidamine, kus paljude riikide eriteenistused ja juhtpoliitikud rääkisid sellest, milliseks tuleb kujundada inimkond. Et tahetakse luua nagu uus inimliik ja määravaks saab see, kuidas inimesed toituvad, kes saab kvaliteetset toitu, see on eliidi osa ja kes ei saa, siis see on nagu see, rämps või ütleme, odav tööjõud. Ja see sööb siis ka rämpstoituna. Aga need on kõik plaanid ja muide seda Santa Fe kinnist nõupidamist on korduvalt oma videodes YouTube'is käsitlenud vene ajaloolane ja geopoliitika asjatundja Fursov, Andrei Fursov. Ja tasub üles otsida need videod ja tutvuda põhjalikult, mis ta räägib selle Santa Fe nõupidamise kohta. Aga ta ütles ka seda, et see plaan nurjus juba koroonahüsteeria ajal, sest inimesed lääne ühiskonnas hakkasid vastu. Fursov oli väga meeldivalt üllatunud, sest ta arvas, et Lääne-Euroopa inimesed on juba sellised lambad, et jäävad koroona seda propagandat uskuma ega hakka vastu.
aga õnneks hakkasid vastu ja tollest ajast peale on praeguseks paljugi Euroopas paranenud, on tõsised vastupanuliikumised tekkinud, on need siis põllumehed, on need veel keegi, nii et võitlus ei ole enam kaugeltki niisugune ühte väravasse, nagu tundub. Ja just siia saatesse tulles ma lugesin Facebookis uudist, mida ma olin ise päev varem levitanud ühe teise saate salvestusel, et Poola endise valitsuse üks aseminister, kui ma õigesti mäletan, ta oli vist siseministri asetäitja, ütles, et ametlikult täie vastutusega ütles seda, et umbes $177 miljardit oli ära varastanud Ukrainale mõeldud USA abist USA Demokraatlik partei koos siis jah, mõnede oma kambajõmmidega, aatekaaslastega USA Vabariiklikust parteist. Ja see on selles mõttes väga oluline asi, näitab, et asjad tulevad päevavalgele. Ja uutes muutunud oludes praegune eliit ei tule enam toime, sest ta pole mõeldud riiki juhtima. Tema ülesanne on olnud olla nagu kattevari või selline, nojah, ütleme kattevari, kelle tagant on hea juhtida riiki. Aga kui tuleb see uus tsükkel, nagu elektriinsener Andres Saukas on öelnud, et asjad looduses, ka ühiskonnas toimivad umbes 30-aastaste tsüklitena. Kui tuleb uus tsükkel, siis see praegune eliit ei vea enam välja uuest tsüklis, umbes 30-aastasest tsüklist tehakse asjad korda, seal on vaja teisi inimesi, seal on vaja jah ka selliseid inimesi nagu sina, Maarjo, või Elvis või Mihkel Johannes või Kertu või noh, kes siin saadetes on käinud. Sellised inimesed, kes on säilitanud kaine mõtlemise ja kes on säilitanud kodaniku julguse ja suudavad julgustada ka oma ümberkaudseid. Nii et kui küsimus oli, et milline on Eesti aasta pärast, siis minu pakkumine on, et Eesti on lootusrikkam, majandusseis võib olla vahepeal halvenenud, seda küll, aga Eesti on lootusrikkam, sellepärast et vahepealsel ajal on asunud taanduma juba see osa Eesti eliidist, kelle selja taga seisis kujundlikult öeldes USA Demokraatlik partei. See on lihtsustatud kujund, tegelikult oli seal teisi jõud, aga ütleme, et selline seltskond seisis Eesti eliidi selja taga ja toimunud on osaline vahetumine. Aitäh sulle, Tõnu. Palun. Olemegi saatega siiamaani jõudnud, et peame hakkama lõpetama, et on veel kellelgi selle teemaga seonduvalt midagi öelda või lõpetame saate? Minu meelest tuleks rohkem rääkida sellest, kui oluline on Eesti riikluse idee, sest meil puudub sisuline ettekujutus selle kohta, milline see peaks olema. Paljud oskavad vastanduda halbadele nähtustele, aga neil puudub endal selline lahendus asjale. Selline, mis oleks just Eesti keskne. Sest kui toimuvad rahvusvahelised kohtumised, need on rahvustevahelised. Need ei ole niimoodi, et juurteta inimesed kohtuvad omavahel. Nii et rohkem riiklikku mõtlemist ja vähem pugemist, olgu siis lääne või ida või ükskõik kus suunal. No nende heade mõtetega siis lõpetamegi. Eesti.com ootab sisuloojaid, kontakt@eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999, kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panusega Konservatiivne mõtiskleja OÜ kontole EE 92 77 00 77 100 683 5650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is Eesti.com või Estonia First kanalist. Kindlasti külastage meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarjo Maripuu. Saate lõpetab Hannes Võrno pöördumine rahva poole. Kõike head ja nägemist. Kõike head. Tervist ja tarku otsuseid, nägemist. Olge tublid. See on päris julm, kui mõelda, mille ees me hirmu tunneme. Hullumajas, kinnises palatis olles. Hirm jääda lolliks on kõige suurem, mis inimest võib tabada. Ja sellepärast käitutakse ja me käitume niimoodi nagu palatis kõik ülejäänud käituvad. Me kardame hullumaja palatis teiste hullude silmis. Naeruväärne ja
hull näida. Ja see on see põhjus. Miks on viimane aeg öelda välja, et ma ei karda sind. Ma ei karda sinu naeruvääristamist. Ma ei karda sinu torkeid. Ma ei karda sinu mükse. Ma ei karda mitte sittagi. Ei midagi ega kedagi. Sellepärast, et see kõik, mis toimub, on jumaliku plaani järgi. Nii et võtta vastu see otsus ja tunne ära, kes sa tegelikult päriselt olla tahad. Sellepärast, et see kohtumine kõige kõrgemaga seisab sulle ees niikuinii sellel hetkel, kui su süda seiskub ja sa oma maise teekonna lõpetad. Sellel hetkel sa kohtud temaga niikuinii. Aga miks siis mitte kohtuda juba natukene varem, et sellest jumalikust võimalusest oma elupäevade jooksul osa saada, mis tähendab seda, et elada ilma hirmuta, kaitse all, mitte Euroopa Liidu majandustsoonis ja NATO vihmavarju all püksid sitta täis ja lõug hirmust värisemas. Tee oma silmad lahti. Saate tõi teieni Toidulisand hästi. 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Kungla rahvas. Ühine jõud.